Lisaks sellele, et Pärnus toimub Baltikumi suurim festival, on sealt pärit ka mitu hetke popmuusikas äravad tegijad. Teiste hulgas Madison Mars, Syn Cole, Kartuuni Joosep Järvesaar, Ago Teppand ja Rasmus Rändvee. Käisime Pärnus uurimas, kas see on juhus või on sellel ka mingi kindel põhjus. Pärnust on väga palju andekaid artiste ja väga paljud on neist ka praegu ju tegelikult väga kuulsad. Et ma arvan, et üks kõige selliseid kõvemaid mehi on näiteks Joosep Järvesaar, kes on suutnud puhuda elu sisse sellistele asjadele nagu grindid ja samamoodi kõige olulisem kartuun, mis on minul on siiralt hea meel näha, et Eestis on võimalik teha muusikat ja seda eksportida välismaa kuulajatele. Teiseks muidugi Syn Cole, kes on metsikult kuulus ja see ongi nii äge, et muusika on rahvusvaheline keel, et sul on võimalik kusagilt Pärnust, väikelinnast, Ida-Euroopast, enda läpakast teha selline laul, mis kõnetab kuulajaid üle terve maailma. Ma olen ise selle peale väga palju mõelnud, et miks just Pärnust on tulnud siis suur hulk elektroonilise muusika tegijaid tänasel päeval. Ja ma ei ole seda ausalt öeldes välja suutnud mõelda, et miks on see nii Bristolis Inglismaal või siis Amsterdamis Hollandis. See on selge. Ma isegi küsisin ühe trummipassi produtsendi käest Amsterdamis, et kuidas see on võimalik, et lihtsalt ühest linnast konkreetselt siis on tulnud Armin van Buuren, Hardwell, Tiesto, Martin Garrix, Afrojack, et kuidas nad kõik on lihtsalt ühes kohas tulnud, et Euroopa ja maailm, see on kõik nii suur koht, aga täpselt see üks auk, et tema seletus sellele oli see, et kui Tiesto tuli Armin van Buuren, nad samal ajal seal hakkasid tegema ja kuna kõik olid ühe naabruskonna poisid, siis kõik järgnevad tegijad tahtsid olla neist paremad. Pärnuga on see sama lugu, mis kunagi, ma arvan, et oli Soomega, kus juhtus selline lugu, et suured välisartistid ei käinud esinemas enam, kontserte ei korraldatud ja kogu see asi taanduski selle peale, et ega seal ei olnud mitte kedagi fännata enam ja niimoodi tegelikult ju see Soome muusika tuule tiibadesse sai ja Pärnuga on asi samamoodi, et ega seal ju tegelikult midagi teha ei ole. Suvel on muidugi tore ja ilus ja kõigil on kenad mälestused igast suvest, aga siis järgneb see 9 kuud seda kehva suusailma ja mis on noortel seal teha? Ma arvan, et mitte midagi. Seal ei olnud kuskil hängida, lihtsalt passida, nagu Tallinnas võib-olla oli Viru keskus, kus aega surnuks lüüa, et meie jaoks sellel ajal aja surnuks löömine oligi bändi prooviruumis. Pärnus on lihtne muusika juurde sattuda siis, kui sul on noores eas see huvi olemas. Meil on selle jaoks väga võimalused. Ma ise olen ka käinud Pärnu lastemuusikakoolis. Meil on väga tugevad pilliõpetajad seal. Pärnu muusikale annab palju kaasa ka kool nimega Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium. Et mina käisin seal gümnaasiumis ja ma tean, et paljud Peet Petersi poisid, kellest on nüüd saanud osa Kartuunist ja Karl-Kristjan Kingi on tegelikult kõik ju klassikaaslased. See on kool, mis võiks öelda, teeb sust mõnes mõttes muusiku. Prooviruum on meil. Meil on prooviruum kooli. Pluss meil on iga aasta toimub siis ka Sütevaka klassibändide konkurss. Kõik bändi liikmed peavad õppima samas klassis, ei tohi mitte kedagi kuskilt laenata.
Ja kuna muusikaga tegelejaid on nii palju, siis tulevad ikka väga võimsad kollektiivid sealt välja. See on meie bunker. See on meie bunker. Ja õpetajate bänd, mis oli kindlasti, kui sa oled pisike laps ja sa näed, et õpetajad teevad bändi ja et on võimalik musitseerida niimoodi laivis. See on meie bunker. Iga aasta tehakse huviringi raames siis ka ühele Sütevaka artistile oma muusikavideo. Hypocrite, take our days fast. There is nothing left to do. See Beyondi möll pihta hakkas, siis ma arvan, et siis ma hakkasin alles tundma seda, et mismoodi see kool kaasa aitab sellele kõigele ja kui vastu tulevad nad tegelikult on. No üks asi, me anname siin koolis õpilastele suhteliselt suure vabaduse. Alates sellest, et meil on selline esmapilgul isegi võib-olla nagu kuidagi liiga absoluutsena tunduv reegel, et meil on puudumisõigus gümnaasiumis. Aga tegelikult see nii absoluutne ei ole, et me ikkagi eeldame, et õpilased nagu käivad koolis ja vastutavad oma tulemustest ja nii edasi. Siis, kui oli Peet Vetersi aeg, nemad olid siis meie inspiratsioon, meie 4 aastat vanemad ägedad tüübid, kellele me vaatasime alt üles, kes tegid bändi ja kelle moodi me tahtsime mõnes mõttes olla. Et sel ajal oli Pärnus metsikult palju bände. Pärnus oli kunagi noortebändide konkurss nimega Bändomaania ja sinna tuli neid kandideerimissoove sadades ja mõtle, kui väike on Pärnu maakond ja see oli Pärnu maakonna põhine see. Ja ma tean, et Bändomaania on näiteks lõpetanud enda tegevuse tänaseks päevaks, sest et nii vähe bände on Pärnusse jäänud, et ma ei tea, miks see sellise lainega on töötanud. Ma arvan, et asi võib olla ka selles, et elektroonika võib olla võtnud bändide osakaalu üle. Pärnu suvi ja rand ja see kuidagi, ma arvan, et see kuidagi lihtsalt on üks soost, mis paneb selle asja kokku, et Pärnust on tulnud siin nii mõnigi tantsumuusikaartist, eks. No Pärnu puhul on see, et Pärnus on rannasööklubi Sunset. Ma ei taha nüüd ülistada ainult Sunset Clubi, aga lihtsalt kuidagi Pärnus on see Sunset Club kuidagi see koht, kust on minu jaoks see muusikaline asi nagu alguse saanud, et minu unistus oligi, et ma saaks ükskord teha ise samasugust klubi muusikat ja mängida seal lava peal. Nüüd, kus Weekend Festival on Pärnus maandunud, siis nüüd see annab aina hoogu juurde. Kõik, kes soovivad soetada Weekend Festivali passi 20 € soodsamalt, siis teadmiseks neile, et registreerimine eelismüügiks lõpeb juba 12. veebruaril.